Kui sa oled ostnud endale näiteks McDonaldsi frantsiisi, siis ära ürita teha oma burgerit. Inimesed, kes keskenduvad õigetele asjadele õiges etapis, on need, kes saavutavad kõige kiiremini edu. Üks põhimõte, mis on mind eraisikuna või äriomanikuna väga motiveerinud, on selliste toimivate süsteemide ülevõtmine. Ja üks sellise süsteeme, mida ma olen aastaid kasutanud, on siis kasumi esimesena põhimõte, mis siis tähendab seda, et su ettevõte igakuiselt maksab teatud protsendi oma tuludest ehk käibest kasumikontole ja kord kvartalis siis makstakse pool sellest kasumikontole kogunenud rahast omanikele välja. Ja sageli meil on omanikena ettevõttes, kus me ise siis oleme tegevad, tegelikult kaks rolli. Et me küll teadvustame seda rolli, et ma töötan iseenda ettevõttes, ehk ma peaksin selle töö eest tegelikult saama õiglast kompensatsiooni, et näidata oma ettevõtte tervist siis nagu õigesti, et kui minu asemel töötaks keegi teine, siis samamoodi peaksime talle maksma mingisugust tasu, ehk siis iseendale kompensatsiooni maksmine on igati põhjendatud. Aga on veel teine roll, millest ettevõtjad unustavad endale sageli maksta, on siis see risk, mis sa võtsid selle omanikuna, et seda ettevõtet endale luua. Ja ma just rääkisin ühe tuttava ettevõtjaga, kes samamoodi on seda kasumi esimesena põhimõtet oma ettevõttes rakendanud ja mis tema tegi teistmoodi oli see, et ta võttis üle ainult osa sellest süsteemist. Ehk siis ta küll maksab endale omanikuna kompensatsiooni, aga ta ei maksa endale kord kvartalis dividende selle kasumi eest. Ja siit oli tegelikult selline väga põnev vestlus oli meil, kus me jõudsime selleni, et kui ma kunagi olin seotud ühe frantsiisi ettevõttega, siis üks asi, mis mulle tol hetkel selgeks sai, oli see, et kui sa võtad üle valmis toimiva süsteemi, siis võta see üle 100% täpselt sellisena, nagu see on. Ja see tegelikult osad ettevõtjad jaoks on väga suur väljakutse, kuna ettevõtjad on pigem loovad, nad tahavad teha asju omamoodi, siis sageli on see, et kui me jätame mingid elemendid sealt välja, siis need on sellised nähtamatud osad, mille mõju võib olla nii suur, et see tegelikult rikub kogu selle süsteemi ära. Nii et kui sa oled võtmas üle mingisugust valmis süsteeme, siis mu julgustus on see, et võtta täpselt sellisena, nagu see on. Proovi see enda nahal ära, pane see enda jaoks nagu tööle ja sa näed tegelikult kõiki neid kasusid, miks see on süsteem täpselt sellisena loodud. Nii et kui sa kasutad kasumi esimesena põhimõtet, siis kasuta ka kasumi väljamaksmist, see on tegelikult selline täiendav motivatsioon äriomanikule. Ta saab aru, et see töö, mis ma olen teinud, see risk, mis ma olen võtnud, tegelikult tasub ära ja kui ma näen ka seda, et iga kvartal see kasumi osa suureneb, siis see annab mulle täiendavat indu selle ettevõttesse panustada. Sarnane näide on tegelikult Starfishi loodud rahalise vabaduse teekonna kaart. See on valmis süsteem, mis siis räägib, et millistele tegevustele fokusseerida sõltuvad sellest, kus tasemel sa parasjagu oled. Nüüd jällegi, et väga paljud inimesed kipuvad tegema seal oma lahendusi selle asemel, et järgida süsteemi, mis juba täna töötab. Ja mida me oleme ka näinud meie siseringis on see, et inimesed, kes keskenduvad õigetele asjadele õiges etapis, on need, kes saavutavad kõige kiiremini edu. Üks näide võiks olla sellesama kapitali kasvu ja rahavoo kohta. Üks kõige tüüpilisem viga, mida paljud alustavad ettevõtjad ja investorid teevad, on see, et nad hakkavad liiga vara otsima rahavootehinguid. Ehk siis näide võiks olla see, et ma olen just värskelt alustamas investeerimisega, ma teen oma esimese investeeringu ja see on kohe rahavoo investeering. Ehk siis mul ei ole veel täna piisavalt palju kapitali, et see rahavoog mind kuidagi edasi aitaks, aga mulle tundub, et sellise esimese üürikorteri ostmine on see esimene samm, mida ma tahaksin teha. Nii et saades aru, mis etapis sa täna oled, saades aru, millised tegevused ja millised strateegiad kuuluvad mingi etapi juurde ja seda järgides on sul võimalik palju kiiremini edasi liikuda ja kui see aeg on õige, siis sa võid minna ka siis kapitali kasvutehingutelt juba edasi rahavootehingutele. Ja võib-olla paralleel siit võiks olla see, et kui sa oled ostnud endale näiteks McDonaldsi frantsiisi, siis ära ürita teha oma burgerit. Ja see on see, mida väga paljud ettevõtjad kipuvad tegema. Et kui see süsteem on töötanud, see on ennast tõestanud, see mudel on kasumlik, siis võtta see üks ühele üle, tee täpselt nii, nagu seda peab tegema ja usu mind, see tulemus on kokkuvõttes parem kui see, kui sa hakkaksid ise mingisuguseid komponente muutma.